Tere õhtust, korvpallisõbrad! Tere mehed, tere naised, tere noored, tere eakamad! Üks põnev pooltund on meid ees ootamas. Tänases saates vestleme pikemalt endise Eesti koondise peatreeneri ja praeguse Moskva Dünamo juhendaja Üllar Kerdega ja pakume intervjuud Eurocupi finaalis mänginud Merike Andersoniga. Lisaks räägime BC Kalev Cramo legionäri Aleksei Petšeroviga, kes viimases ühisliiga mängus Kalevile võidu tõi. Täna teeme natuke juttu ka meie teisest tippklubist Tartu Ülikool Rockist. Saate lõpus saab aga üks õnnelik inimene selle FIFA spordi poolt välja pandud korvilaua ja palli omanikuks ning loosi läheb piikisärk. Aga nüüd tänase saate juurde. Moskva Dünamo teeb juba plaane järgmiseks VTB ühisliiga hooajaks, lahtine on Üllar Kerde roll ja Sten Timmu Soku jätkamine. Korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk külastas ookeani taga mängivaid koondise kandidaate Rain Raadikut ning Rauno Nurgerit. Merike Anderson ja Castor Breen kaotasid Eurocupi finaali 2 mängu kokkuvõttes 16 punktiga. Nüüd püütakse Belgia karikat ja meistritiitlit. Tartu Ülikool Rock võitis Balti liiga pronksiseeria avavaatuse. Kalevi ukrainlasest legionär Aleksei Petšerov loodab tõusta oma parimate päevade tasemele ning jälgib ärevalt kodumaal toimuvat. Sellised on tänased teemad ja kui tavaliselt tutvustan teile nüüd meie stuudio külalist, siis täna kedagi peale minu stuudios polegi. Põhjus väga lihtne, ligi nädal aega tagasi käis Tallinnas viisat pikendamas hetkel Venemaal töötav endine Eesti koondise peatreener Üllar Kerde ja otsustasime temaga pikemalt vestelda. Toome intervjuu teieni 2 osas. Esmalt räägime sellest, kuidas läheb Moskvas Kerdel endal ja hiljem vestleme temaga Sten Timmu Sokust. Üllar Kerde on alustanud oma Venemaa superliiga karjääri väga edukalt. Tema ja Sten Timmu Soku koduklubi on eestlaste osalusel võitnud 13 mängust 11 ja tõusnud tabeli teisest poolest liidrite kannule, jagades hetkel 3. kohta. Ega mingisuguse suuri muutusi ei ole seal tulnud, Sten tuli juurde, kes nagu mängujuhi koha peale ja mõningad asjad oleme seal treeningprotsessis nagu muutnud, natuke läinud agressiivsemaks ja teinud seda tööd nagu teistmoodi, aga võistkond iseenesest on ju mitte hästi komplekteeritud, aga hea, et mängijad on head, ainult et see komplekteerimise tase on juba natuke teistmoodi, et see mängijad ühele positsioonile niisugused võrdsed mängijad tavaliselt ei võeta, et see on meie viga praegu olnud, et ei ole 200 minuti jooksul ei ole aega leida kõikidele mängijatele vajalikke mänguminutid ja kui on võetud või endiste vastaste liidermängijad kokku, kes on kõik harjunud mängima pikalt, siis neile selgitada seda, et nad vähem saavad mänguaega ja selle aja jooksul peavad ennast maksimaalselt näitama, on suhteliselt raske. Kas selle edu põhjal on juba lepingu pikendust ka pakutud või kuidas praegu kokkulepped on vaid hooaja lõpuni? No pensionini on mul tegelikult see leping on tehtud niimoodi, et kui millal ma pensioni lähen, siis jään, aga kui teisest küljest võtta, et see VTB minek VTB-sse on jutuks olnud ja ka teisipäeva öösel, enne kui ma ära tulin, rääkisime pikalt sellest klubi presidendiga ja arutasime seda, et see töö meil juba käib, et vaadates mängijaid ja neid asju, seda abipersonali, kes seal võiks tulla ja ka treeneritest on jutt olnud, aga ma praegu küll ei ole kindel, et ma ise seda tööd vastu võtan. Aga ühesõnaga üsna tõenäoline on, et järgmisel hooajal VTB ühisliigas mängite. Jutt on küll olnud jah, et on nendest põhimõtetest, kuidas järgmine aasta teha ja mida teha, et VTB-sse minek ei ole niimoodi, et ma võidan võistlused ära ja ma siis homme hakkan minema, et see on pikaajaline protsess juba kas või sellepärast, et mängijate palkamine ja võistkonna komplekteerimine igas mõttes, nii treenerid kui abipersonal, arstid, kõik, et mina ei kujutaks praegu ette, et ma võistluse sõidan ilma arstita ja ilma massöörita, et need asjad on meil kõik ikka kaasas kogu aeg, et see on, me võime rääkida, et see on superliiga ehk siis eesti keeles nagu Venemaa esiliiga, aga niisugust täisprofessionaalset suhtumist oma töösse nagu meil, et ma paraku Eestis nagu eriti palju ei ole näinud.
aga ütleme, te saate tegelikult oma taset VTB ühisliiga meeskonnaga juba nüüd karika Final Fouris võrrelda, poolfinaalis Krasnõi Krõljaga kohtute, et kas ise leiad, et tegelikult klubil on vaja ikkagi eelarvet võib-olla veelgi suurendada ja ikkagi mängijaid vahetada, et suuta seal VTB ühisliigas ka läbi lüüa? No tähendab, mina rahadest ei tea, ma nendega asjadega ei tegele, see on hoopis teine rida, kindlasti seal tuleb välja vahetada mõned mängijad, et me arvestame praeguse klubi seisuga, et kui palju meil seal jääb, et noh, vähem kui pool jääb meil, need on nooremad mängijad, kes on siis 93, 92, 91 aasta sünniaastaga, need, kes peaksid jääma meil, et kindlasti paar välismaalast, võib-olla uus välismaalane ka on selle mõttega tulnud või me tõime ta, et ta võib-olla jääb, kui ta suudab ennast nüüd tõestada ja noh, see komplekteeritus peab olema teine ja need mängud on ju hoopis teisel tasemel. Aga kuidas üldse, ütleme, suhtutakse seal Venemaal sellesse superliigasse, mis siis jah, sisuliselt nagu on esiliiga, aga samas tasemelt ikkagi päris kõrge, et kui palju meedialt saab see superliiga tähelepanu, kui palju käib pealtvaatajaid, kas saalid on täis või? No meie saal ei ole täis, ütleme seal meie saalis, meil on ikka suhteliselt väike saal, 5500 mahutab, sinna ei tule nii palju rahvast selles mõttes, et me esimene pool aasta ei olnud nagu eriti edukas, nüüd on rahvast rohkem juurde tulnud ja käivad ikka seal Krelatskojas päris palju juba inimesi, aga ütleme, kui me väljas oleme, kuskil sõidame, siis ikka saalid on täis, et Novosibirskis oli peaaegu täis ja Surgutis ja Irkutskis ja need on ikka rahvast käib palju, seal 1000, noh, saalid on suhteliselt suured seal, aga noh, meedia tähelepanu on suhteliselt suur. Selles mõttes võib öelda, et noh, esiteks on meie süsteemis on seal, et kõik mängud peab üle kanda, kõik mängud kantakse üle, ka laste mängud on, kõik on internetis olemas, ühtegi mängu kinniste ustadega olla ei saa. Sellised mõtted siis Üllar Kerdelt, aga eile selgus Venemaal karikavõitja ja karikavõistluste Final Fouri poolfinaalis kohtus Moskva Dünamo VTB ühisliiga meeskonna Samara Krasnõi Krõljaga ja sai teisel lisaajal magusa 86-82 võidu. Tõsi, Venemaa karikavõistlustel legionärid osaleda ei tohi, kuid Samara klubil neid 2 ainult ongi, nii et üsna hea võrdlus ühisliiga klubiga. Kerde juhendatud meeskond pidi aga finaalis tunnistama Novosibirski 81-78 paremust. Sten Timmusok legionärina nendes mängudes ei osalenud ja temast räägime pikemalt veel hiljem tänases saates, kuid enne teeme juttu teistest meie koondise kandidaatidest, sest peatreener Tiit Sokk käis vaatamas, kuidas läheb ookeani taga Rain Raadikul ja Rauno Nurgeril. Eesti korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk on alustanud välismaal mängivate Eesti korvpallikoondise kandidaatide külastamist. Esimeses järjekorras otsustas Sokk külastada Ameerika mandril mängivaid mehi Rauno Nurgerit ja Rain Raadikut. Samuti USA's mängiva Janari Jõesaare juurde peatreener sel korral veel ei jõudnud. No Jõesaareni ei jõudnud jah, ega see, kuna me olime 2 päeva nagunii seal spordisaalis veetsime, siis neid üliõpilasmänge vaadates lihtsalt üks suur põhjus oli, et Jõesaar pääses eelmine aasta ikkagi B-koondisesse tulema ja oli 2 kuud nagu töös siin ja ikka mingi pilt on tast ees, aga siis Nurgerist nagu isegi ei olnud vist kunagi kätt pihku pannud talle veel. Tiit Sokk käis sul nii-öelda külas, et kuidas mõjus koondise peatreeneri külaskäik? Eks ma vast on ikka mõelnud et nad tulid, rääkisid minuga siin. Tiit Sokk ütles, et ta tahaks mind treeninglaagris näha ja eks see kõik sõltub nüüd sellest, kuidas, mida mu treenerid siin arvavad, et kas nad lasevad mind terveks suviseks perioodiks treenima sinna või nad tahavad mind siin näha, et eks see kõik sõltub sellest, mida treenerid nagu arvavad asjast. Eriliselt rõõmustas peatreener Sokku koondise keskmängija Rain Raadiku hea konditsioon. Sokk tunnistas, et nagu paljud teisedki korvpallihuvilised, oli ka tema üsna skeptiline, kui Raadik Guadalupe liigasse mängima siirdus. Nähtu põhjal aga kartmiseks põhjust pole ning Raadikut näeb ta suvisel EM-il kindla koondise mehena. Ma olin ise ka algus skeptilisem, aga pärast, kui me selle nagu ühe mängu ära nägime, mis me nägime, see oli ikkagi nagu välismaalaste peal nagu üles ehitatud ja kõik mustanahalised ja nagu päris okei tase, vähemalt need 2 võistkonda, keda me nägime, oli küll okei. Rain jättis juba sellest, et ta oli nagu ikkagi
tiimi liider ja nagu üks põhitegijatest ja mänguaega jätkus talle palju. Raunor oli vähe kehvem vähekene seis, kuna ta oli vahetult enne seda tournamenti oli siis nagu haige olnud pikalt. Noor korvpallur Rauno Nurger, keda Tiit Sokk Ameerikas külastas, tunnistas, et vähene mänguaeg muserdab teda. Samas on ta oma esimese ülikooli aastaga üsna rahule jäänud. Wichita State'i ülikooli minekut peab mängumees koguni enda karjääri parimaks valikuks. Aastaga ma olen üldiselt päris rahulik, et NCAA turniirile saamine on juba suur saavutus ja sealt pääsesime siis 16 parima hulka, kus kaotasime Notre Dame ülikoolile. Üldiselt muidu mänguaega muidugi nüüd hooaja lõpupoole oleks muidugi tahtnud rohkem, aga ei, ma olen oma hooajaga rahul, et edasi muidugi kõvasti nüüd minna, et nüüd sellest nädalast hakkab jälle jõusaal ja individuaaltreeningud pihta, et siis saab juba järgmise hooaja peale vaikselt mõtlema hakata. Kuidas sa muidu Wichita State'iga rahul oled, et sa tunned, et oled arenenud, kas treeningud, treener on asjalikud? Jah, et see, et ma siia Wichita State'i tulin, see on nagu ma arvan, siiamaani mul nagu parim valik on üldse nagu, mis ma teinud olen siin korvpallikarjääri jooksul, et ülikool on väga kõva, treenerid on väga tasemel ja nõutakse väga palju, et ei ole siin niimoodi, et saad rahulikult õdalt võtta, et kogu aeg peab ikka täie pauguga panema. Kui Ameerika mehed on nüüd Sokul nähtud, siis mis ootab ees? Kas järgmisena tulevad külastuskäigud Kristjan Kanguri, Siim-Sander Vene ja Sten-Timo Soku juurde? Tegelikult kui mängud tahaks nagu analüüsida, siis on telekas palju parem vaadata, aga just, et nagu poistega ka ise rääkida, mitte ainult nagu kuidas eemal pealtvaataja olla, siis et ikkagi paar sõna rääkida ja nagu plaan arutada, siis kindlasti, ma arvan juba väga lähitulevikus oleme seal. Suvel koondisega EM-finaalturniiriks valmistuma hakkaval Tiit Sokul on kavas juuli esimeses pooles tööd alustada 16-17 mängijaga. Korvpallikoondise esimene treeninglaager algab juulis ja finaalturniir septembri alguses Riias. Eesti koondislaste teemal ka jätkame ja järgnevalt räägime Sten-Timo Sokust. Seda tema praeguse juhendajaga Üllar Kerdega. Olgu öeldud, et Soku mäng on läinud järjest paremaks. Viimatises kohtumises viibis ta väljakul rekordilised 32,5 minutit ning viskas selle ajaga 10 punkti, võttis 4 lauapalli ja jagas 9 resultatiivset söötu. Kuidas oled praeguseni rahule jäänud Sten-Timo Soku esinemisega? Kuidas sa leiad, et ta on kohanenud, suudab ennast mängujuhina maksma panna? No väga raske on, ma olen seda ütlenud, et see liiga on teistmoodi kui meie kodune liiga, et seal on esiteks füüsiline koormus on tunduvalt suurem kui meil, et kõik need ülelennud ja kõik need asjad, et 2-3 mängu nädalas, et meil praktiliselt ei ole niisugust mängu, kus me teame, et me kellegi vastu lähme võitma. Me läheme igat ühte mängima 100%, et seal 9 võistkonda nüüd enam-vähem võrdselt ja siis paar tükki on natukene nõrgemad, aga see ei tähenda seda, et kui sa üleolevalt suhtumalt lähed, sa saad kohe. Et selles mõttes on raske ja ta teeb maksimaalselt tööd, et meil on väga hea üldkeealise ettevalmistuse treener, kes selle eest vastutab, et ütleme 2-3 korda nädalas on meil kangitrenn, et me teeme seda, valmistame ennast ette nii füüsiliselt kui psüühiliselt, et oma põhitööga saab ta hästi hakkama, mängu juhtimisega saab ta hästi hakkama, aga ütleme, see mängujoonis on nagu teistmoodi, kui meil mängitakse suhteliselt mõnikord ka pikalt, siis seal nagu eriti seda pikka mängu ei ole, sest et kõik mängijad tahavad näidata oma ilusat viset ja ütleme, see sooritus ei tule iga kord nii loogiliselt välja, kui on, sest ega muuta seda mängu on raske, aga meie võistkonna juures on näiteks, mis näitab, et Steni osakaal on see, et meie viimase 7 mängu vabavisete hulk. Me oleme saanud siis 250 vabaviset viimase 7 mänguga.
et see on üle 30 vabaviske tavaliselt mängus on. See näitab seda, et see mäng on muutunud nagu meie jaoks nagu atraktiivsemaks ja väga palju rõhku pannakse sellega, et see tagamängija peab selle palli ikka talle õigesti kätte söötma, et tal on keskmine on tal 4, millegiga on tal söödud, et ta on, aga kerge tal ei ole. Ma mõtlen, kuidas on muidu veel kohanemine ka selles osas, et Sten sa ju tegelikult hiljuti isaks, et tagasi Eestisse veel ei kipu või kuidas see elukorraldus on selles osas? Enne me elasime üle koridori, et meil olid korterid, olid ühe koridori peal, me istusime ikka koos ja sõime ja rääkisime ikka iga päev juttu. Nüüd ma kolisin sealt ära, et ma nüüd linnas, kesklinnas hotellis elan, et nüüd me nii palju ei lobise, aga ta on professionaalne mängija selles mõttes, et tal on nüüd pere peaks jõudma sinna nendel päevadel, et vaatama teda ja ega minu tulek ka paariks päevaks siia oli seotud ainult sellega, et ma pean viisa saama, ega muidu sealt kuskilt pääseda ei ole, ega niisugust võimalust ei ole, et tuled ära, aga mis on meie võistkonna üldse või ütleme sellest liigas on see, et kui Sten isaks sai, siis oli väga suur rõõm oli klubis, oli kõik 100% kõik, nii mängijad kui kõik, kes meie töötajad, meil on päris palju need kõik olid ja lehe peal oli üleval kõik tema tütrikese pildid ja asjad ja ka vastasmängijad, kui me sõitsime, me käisime siis just sõidus, kui ta isaks sai, siis vastased ka tunnustusid sellega, et nad soovisid talle õnne selle puhul, et inimlik tase on jäänud ikkagi selleks, et võib-olla on tal kõike kergem siis, kui kõik on nagu seda pooldavad, sest meil on suhteliselt noor võistkond küll, aga meil on neid papaseid seal päris palju juba. Selge, aga edu siis sulle ja Stenile edukaks hooaja lõpuks. Aitäh! Nii palju uudiseid Venemaalt, aga jätkame nüüd naiste korvpalliga, sest meie kaunid naised on rahvusvahelises konkurentsis väga edukad olnud. Eesti-Läti ühisliigas jõudsid 2 meie tippklubi poolfinaali ning lõpuks alistas 3. koha kohtumises Tallinna Ülikool 66-56, 1-1-8-2 Tallinna. Ühisliiga võitjaks tuli Riia TTT. Aga Eesti parim naiskorvpallur Merike Anderson mängis Eurocupi finaalis, karikavõitu paraku ei tulnud. Eesti parima naiskorvpalluri Merike Andersoni koduklubi Castor Breen kaotas Eurocupi finaalis 2 mängu kokkuvõttes Lilliklubile 16 punktiga. Avamängus võõrsil oli Andersoni koduklubil õnnestunud võita 68-64, kuid korduskohtumises tuli tunnistada vastaste koguni 20-punktilist paremust 53-73. Vastane vääris võitu, sest nad olid paremad, nad olid kaitses paremad ja meie ei pidanud oma, treeneri joonisest kinni ja tänu sellele me kaotasime. Aga pea püsti ja edasi, et kaotusest tuleb leida ka positiivseid asju, et me tegime väga hea hooaja ja nüüd tuleb jätkata. Belgia karikas ja meistritiitel on veel mängus. Kui palju mõjutas nüüd kordust kohtumist ka see, et tegelikult ju seda kodumängu te päris oma kodusaalis ei pidanud? No ma ei saa selle nahka nagu pugeda, aga ütleme, uued pallid, uus saal oli nii meile kui vastastele. Kõik oli uus. Aga ma arvan, et on parem mängida 7000 inimese pealtvaataja juures kui 50 inimese. Anderson viskas esimeses võidetud kohtumises 21 minutiga 1 punkti ja korduskohtumises 26 minutiga 5 punkti. Ma ütlen, teised praegu nutavad pea patja. Mina olen õnnelik, sest me jõudsime nii kaugele. Okei, minu jaoks kui vanema mängi jaoks loomulikult jäi tordile see kirst panemata. Ja see oli võib-olla elu viimane selline suurem tulemus, mis ma saan oma karjääri jooksul saavutada. Aga ma olen selle teise koha üle väga õnnelik, sest me võitsime teise koha, mitte ei saavutanud. Anderson püüab taas esikohta juba sel nädalal, kui 4. aprillil toimub Belgias karikafinaal. Belgia meistrivõistlustel on Castor Breen taganud juba koha poolfinaalis. Nüüd on aga kätte jõudnud see aeg, kui loosime välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse ja seda kõikide fännide vahel, kes jagasid meie postitust tänase saate algusaja kohta.
Täna loosin ma siis auhinna välja ise ja siit nüüd võitja nimi ka tuleb ja võitja on Helen Hellu. Palju õnne, Helen Hellu, võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas oma auhinna kätte saate. Ka täna läheb ajakirja Basketball tellimus loosi. Sel kuul ilmus ajakirja Basketball 100 number ja siin mainiti ära ka pallkorvi saade. Selleks, et võita ajakirja Basketball 6 kuu tellimus, tuleb jagada meie Facebooki lehele peale saate lõppu ilmuvat postitust. Meie räägime nüüd aga Tartu Ülikool Rockist, kes eeloleval neljapäeval peab Balti liiga pronksimängu korduskohtumise. Tartu Ülikool Rock on taganud Eesti meistriliiga põhiturniiri võidu ja samas on liikumas Balti liiga pronksi poole. Balti liiga poolfinaalis jäädi küll 2 mängu kokkuvõttes 29 punktiga alla Ventspilsile, kes on ka finaali avamängus saanud võidu Šiauliai vastu 70-68. Kolmanda koha avamängus võitis aga Rock uutena Juventust pärast kaotatud avapoolaega 72-63. Alguses on käima, saime oma kolmandad erand, saime oma rünnaku käima, saime juba 12 punktiga ette. Ma oleks võinud see jäädagi või rohkem natuke tulla, aga lõpus jäi 9, et tuleb sellega rahul olla. Rocki parim oli avamängus Janar Talts 20 punkti ja 11 lauapalliga. Joosep Toome toetas teda 14 punktiga. Korduskohtumine toimub neljapäeval ja teist aastat järjest kolmanda koha saavutamiseks ei tohi Rock kaotada suuremalt kui 8 punktiga. Meie jaoks on Balti 3. kord väga tähtis, et eelmine aasta suutsime selle pronksmedali ära võtta ja kindlasti järgmine hooaeg ei taha ju madalamat eesmärki püstitada. Kui nüüd kolmanda koha saame, siis saab vähemalt sama tulemus. Väga tähtis on. Aga nüüd on kätte jõudnud see hetk, kui loosime välja selle Spaldingu korvilaua ja palli kõikide meie Facebooki fännide vahel. Auhindade jagamine saab teoks tänu FIFA spordile ning loosikorvis on üle 2500 nime. Olen nummerdanud kõik meie fännid suvalises järjekorras, igal lehel siin loosikorvis on 25 nime. Kuna täna on pallkorvi 13 saade, siis number 13-le see võit ka läheb. Ja võtan siis siit nüüd ühe lehe välja ja number 13, Marko Saks. Palju õnne, Marko Saks! Võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas oma auhinna kätte saate. Meie räägime ka tänases viimases videoloos Kalev Cramo legionärist Aleksei Petšerovist, kes tõi Eesti meistrile palju poleemikat põhjustanud vabavisetest võidu Krasnõi Oktiabri vastu. Tänavuse hooaja jooksul on Kalev Cramo meeskond olnud justkui pidevas muutuste tuules. Head esitused enne kõike VTB ühisliigas on äratanud rahakate klubide tähelepanu ning suurte pakkumistega on meeskonnast ära meelitatud mitmed võõrlegionärid. Kui möödunud kordses pallkorvi saates tegime juttu Frank Elegari asendaja Keith Bensoniga, siis täna võtame vaatluse alla Roland Freimanise asendaja ukrainlase Aleksei Petšerovi. 213 cm pikkuse ukrainlasest mängumehe teenistuslehelt võib leida mitmeid nimekaid klubisid ning mehe soov on läbi Kalevi tõusta taas kõrgemasse tippu. Of course you wanna get much as possible, out of your situation, out of your career. Of course, maybe something not go as I wanted for 100%, but it is what it is, and I'm not looking on the past, and I'm looking on the future, and I think I still have a chance, to move forward and achieve some great goals, which is I set for myself. Enda sõnul suudab Petšerov Kalevit aidata nii rünnakul kui ka kaitses. Otsest nõrkust NBA 2006. aasta drafti 18. valik enda mängus ei näe. I can do a little bit of everything, I think every basketball player try to work on every part of the game to be all-around player, and more you can do on a basketball court, more value you as a player have. So I try to work on every part of this. I can shoot the ball, I can rebound, I can play low post. So
try to work on every part of the game. Lõppkokkuvõttes ta on tubli, et ta on meile nii mõnegi vajaliku võidu põhimõtteliselt koju toonud ja tema selge pluss on rünnak, et seda siia tulles me teadsime seda ja tema selge miinus on kaitsemäng, et ma konkreetselt põhjused ei hakka välja tooma, et see oli kõigile teada enne ja juba varasemalt, kui me oleme tema vastu ka koondisega mänginud, et eks ta on selline meil nagu ta on ja aga meile igal juhul vajalik mees. Liitumisel Kaleviga pandi Petšerov üsna pikalt katseajale. Nimelt kimbutasid meest mitmed vigastused ja ka pikk mängupraktika puudus. Tänaseks on katseaega ka lõppemas ning peatreener Alar Varaku sõnul jääb ukrainlane Kalevisse hooaja lõpuni. Tänase päevaga tundub küll, et neid lepingu detaile ma kahjuks ei oska kommenteerida, et see on tema ja klubi vaheline asi aga ma praegu olen suht koht veendunud, ta jääb hooaja lõpuni siia. By practicing every day, by playing games, you get this basketball rhythm again, and it's your muscles and body adjust for these games, for practices, and you feel much better, much easier. So every day I feeling better and ready. Viimases VTB ühisliiga kohtumises sai Kalev lõpusekunditel magusa 82-80 võidu venelaste Krasnõi Oktyabri üle, kuid peatreener Alar Varaku sõnul jättis mängu lõpus toimunud intsident tulemusele mõru maigu juurde. Lõpusekunditel vastastelt vea teeninud kalevlane Oleksii Petšerov viskas nimelt sisse mõlemad vabavisked, kuigi sai peatreener Varakult konkreetsed juhised teine vise lihtsalt vastu rõngast saata, et vastastel ei jääks enam võimalust mingit imeviset teha. Varaku sõnul on aga antud intsident tänaseks selgeks räägitud. Ei, tal ei ole probleeme korralduste täitmisega, lihtsalt tal need vabavisked, see probleem sai nagu selgeks räägitud ja see oli lihtsalt üksik intsident. Tal lihtsalt osad asjad on puudulikud natukene või ütleme siis kehval tasemel, et kui tal kõik asjad oleks nagu, kui ta viskaks nii palju punkte ja ka kõik kaitseosas ja kõik oleks nagu heal tasemel või kõrgel tasemel, siis me teda siin ka ei näeks, et eks meil kõigil on omad plussid-miinused. Rääkides keerulistest oludest kodumaal Ukrainas, sõnab Petšerov, et sõda mõjutab meid kõiki. Mehe sõnul on tal Donetski piirkonnas mitmeid sugulasi, kellega ta aeg-ajalt ka kontakti hoiab. I have my relatives living in near Donetsk, like 30 kilometers from Donetsk, and they've been getting through all this stuff, and it's a very tough situation. And all we can do is just pray for Ukraine, for people, and hopefully they find a way how to stop this situation, how to stop this war. Selline oligi Pall korvi tänane saade. Tuletame meelde, et juba homme saab Tallinna Televisiooni eetris näha veel korvpalli, nimelt kell 18.30 algab ülekanne BC Kalev Cramo ja Minski vahelisest VTB ühisliiga kohtumisest. Laupäeval 4. aprillil on aga eetris koguni 2 korvpallimängu. Pall korvi saate ja nende mängude algusaegade kohta saate täpsemat infot meie Facebooki lehelt Pall korvi. See Facebooki leht on nähtav ka neile, kes Facebooki otseselt ei kasuta. 2 nädala pärast saab aga üks õnnelik inimene selle piiki särgi omanikuks, mille on välja pannud FIFA Sport. Selleks tuleb ikka liituda meie Facebooki lehega. Aga tänaseks kõik. Järgmine saade on eetris nagu ikka 2 nädala pärast, 13. aprillil kell 21.45. Seniks aga Pall korvi! Y'all ready for this?